Palvetame. Isa taevas, palun juhi meie mõistust, kui avame sinu sõna, et me seda õigesti mõistaksime. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Nagu pealkirjast näete, hakkame rääkima patust. Miks me peaksime rääkima nii negatiivsest asjast nagu patt? Sest me tahame pattu võita. Mis on patt? See on natuke nagu arsti juurde minek. Läheme sinna, sest midagi on valesti, aga me ei tea täpselt, mis. Ja mis on kõige tähtsam asi, mida arst meie heaks teha saab? On panna õige diagnoos. Kui diagnoos on vale, võite ravi unustada. Aga õige diagnoos annab valikud raviks. Õige diagnoos. Ja täpselt sama on evangeeliumiga. Ma pakun, et otsus, mille sa täna õhtul langetad küsimuses, mis on patt, on kõige olulisem religioosne otsus sinu elus. Sest selle küsimuse kahel erineval vastusel baseerub 2 erinevat evangeeliumi. Mis on patt? Patule on 2 definitsiooni. Definitsioon A. Päris patt. Selline on teoloogiline termin. Ehk patt kui loomus. Mida see täpselt tähendab? Me ei ole patused mitte selle tõttu, et ütleme, mõtleme või teeme valesid tegusid. Me oleme patused, sest oleme pärinud halva varustuse. Meie sees on langenud loomus ja seisame Jumala ees hukkamõistetuina just sellepärast. Ja isegi kui ütleme sellele loomusele ei, oleme me siiski patustajad, sest meil on see loomus. See on patu ortodoksne definitsioon kogu kristluses. Just nii usub enamus kristlasi. Me oleme patustajateks sündinud, on mantra, mis selle juurde käib. Patt on see, mis me oleme, oma loomuse poolest. See on definitsioon A. Enne kui lähen definitsioon B juurde, loen ette 2 tsitaati nendelt, kes usuvad definitsiooni A. Patune inimene ei ole kadunud sellepärast, et ta on teinud pattu, vaid sellepärast, et ta on sündinud Aadamast ning selle tõttu süüdi mõistetud juba enne, kui ise pattu teeb. Miks me oleme kadunud? Mitte sellepärast, et teeme pattu, vaid sellepärast, et Aadam tegi ja meie oleme Aadama lapsed ning oleme koos temaga hukka mõistetud. Teine tsitaat on selline. Me teeme patuseid valikuid, sest oleme juba oma loomult patused. Miks kaotame enesevalitsuse? Sest me oleme juba patustajad ning see on lihtsalt kõigest üks väljendus. Kaotame enesevalitsuse, sest oleme juba patused. See oli definitsioon A. Definitsioon B. Patt kui valik. See ütleb kõike seda, mida ütleb definitsioon A. Et me pärisime Aadamalt ja Eevalt halva loomuse. Me elame selles loomuses ja peame sellega pidevalt võitlema. Et lugu on halb. Aga see erineb ühes punktis. Me ei ole automaatselt patustajad, sest juhtusime sündima valel planeedil, teisel pool taevaseid piire. Me oleme patustajad, sest teades vahet õige ja vale vahel, me valime teadlikult vale, sest me tahame. See on definitsioon B. Patt on samasugune valik, nagu see oli Aadama ja Eeva jaoks. See ei ole õnnetus ega olukord. See on mõistusega tehtud valik. Definitsioon B on kindlasti vaade, mida pooldab vähemus. Seda ei usu paljud kristlased. Täna seletan teile, miks ma võtan vähemuse seisukoha ja siis palun teil teha oma otsus. Alati ei ole vale olla vähemuses. Leidsin ühe tsitaadi, mis ütleb, Noa astus laeva vähemusena, kuid väljus suure enamusena. Vahest asjad kujunevad nii. Kui panite tähele, siis ütlesin, et kurjusel ja süül on vahe. Mida ma sellega mõtlen? Nii mõnelgi teist on kurjuse ja süü erinevuse ehe näide kodus olemas.
Ehk on teist kellelgi kodus üks hinnatud lemmikloom. Samas, kui teda lähemalt uurida, tekib küsimus, miks? Sest sellel loomal teie kodus on kahestunud isiksus. Üks osa sellest loomakesest on soe ja armas. Talle meeldib ennast vastu teie jalgu hõõruda, talle meeldib teie süles magada, ta armastab teie seltskonda. Ta on väga armastusväärne väike olend. Kuni te avate maja tagaukse ja siis toimub teie kassis muutus. Urud reageerimisvalmis ja saba püsti. Läheb ta aeda, miks? Kas päikeseloojangut nautima ja roose nuusutama? Või on tal midagi muud mõttes? Teie kodu on täis tüütuid reegleid. Tema pea läheb täitsa sassi kõikide nende reeglite ja normidega, millest pooli ta nagunii ei järgi. Aga õues on ainult 2 reeglit. Elu on väga lihtne. Number 1. Sa põgened kõige eest, mis on sinust suurem. Seda nimetatakse ellujäämiseks. Ja number 2 on lõbusreegel. Sa püüad kinni kõik, mis on sinust väiksem. Ja teie kass läheb õue, et nautida reeglit number 2. Juhtub huvitav asi. Kui kass saab kätte pisikese hiire, kes ei ole piisavalt kiire ja tugev, siis kas ta tapab selle kiiresti, inimlikult või mängib ta sellega? Ja siis juhtub veel imelikum asi. Teie kassil on tugevad hambad ja küüned, aga kuidagi pääseb hiir lahti ja jookseb ära. Ja teie kass saab ta uuesti kinni püüda. Sest lõbu ei ole söömises. Tema kõht on täis. Lõbu on püüdmises. Ja jälle põgeneb hiir kassi, küünte ja hammaste vahelt. Ning see saab teda püüda 3. korda. Hiire jaoks ei ole asjad teps mitte nii toredad. Asjad ja jalad ei tööta enam nii hästi. Asjad pole enam nii nagu enne kassi ilmumist. Küsin lihtsa küsimuse. Kas hiir tunneb valu? Kas tal on selgroog? Närvilõpmed? Kas ta on võimeline tundma, kannatama? Kas teie kassile läheb korda, et hiir kannatab? Kas tal on mingisugust kaastunnet? Kas ta hoolib sellest, et teine Jumala loodud olend kannatab? Kõik, mis teie kassile korda läheb, on tema enda isiklik rahuldus. Mind ei huvita, mida keegi teine mõtleb või tunneb. Mina lõbutsen. Ja see on kõik, mis teie kassi huvitab. Teie vaatate seda väikest draamat oma tagaaias. Te vaatate, kuidas üks Jumala loodud olevus hävitab teise. Jäse jäseme haaval. Piinab teise looma aeglaselt surnuks. Ja teie vaatate, mida te teete? Mida te teete, kui teie kass marsib taga ukse juurde, suled suust paistmas? Ja oodates kiitust aias korda saadetud hea töö eest. Üks vastik laululind ümbruskonnas jälle vähem. Mida te teete? Kas korraldate taga trepil väikse kohtuistungi? Kas kutsute inimesed, kes otsustaksid süüdi või mitte? Kas teil on valmis pandud kong, kui otsus on süüdi? Loomulikult ei tee te midagi sellist. Selle asemel pühite suled tema suust ja tervitate seda pisikest mõrtsukat tagasi oma koju. Seal samas tagatrepil tegite te vahet kurjusel ja süül. Just seal. Kas see, mida teie kass tegi, oli hea või kuri? Kindlasti oli see kuri. Jumala uuel maal sellist asja olema ei saa. See on kuri. Kas te omistate kassile ka mingit süüd? Miks mitte? Ta tegi ju paha. Aga te olete otsustanud, et tema väikeses ajus pole ruumi selliseks asjaks, mida me inimesed kutsume südametunnistuseks. Ehk arusaamine sellest, mis on hea ja mis on halb, mitte lihtsalt rahulduse järgimine. Ja teie kassil ei ole seda võimet.
tal on ainult, mida meie nimetame instinktideks, langenud loomus. Teie kassil on samuti langenud loomus. Adam andis selle kingiga loomadele. Ning kõik Jumala loodud olevused jagavad nüüd seda pimedust, kus üks loom võib teise surnuks piinata ja sellest rahuldust tunda. Sarnane lugu inimeste maailmast. Väike põngerjas leiab magamistoa sahtlist uue mänguasja, kõlab lask ning vend või õde lamab haavatuna või surnuna maas. Kas saadame 2-aastase kohtu alla või räägime vanematest? Aga kui 17-aastane leiab sama relva samast sahtlist ning tulemus on sama, mida me nüüd ütleme, nüüd tahame teada rohkem. Oli see õnnetus või oli see planeeritud? Mis vahe on 2-aastasel ja 17-aastasel? Südametunnistus, õige ja vale tundmine, selle põhjal otsuste tegemine. See on vahe kurjuse ja süü vahel. Ja meie tahame teada, kas Piibel kinnitab seda. Võtke oma piiblid ja teil on kirjas mõned kirjakohad. Me vaatame need koos läbi. Esimene tekst on 1. Moosese 2:17. See on Jumala esimene käsk oma loodud olevustele. Ja paistab, et sellega ei läinud päris nii, nagu Jumal ütles, et läheb. 1. Moosese 2:17. Aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Ja me kratsime pead. Ka teoloogid on selle kirjakohaga maadelnud. Mida see tähendab? Sest nad ei surnud sel päeval, ega ka mitte järgmise 900 aasta jooksul. Miks? Võtame ilmutusraamatu 13:8. Ilmutuse 13:8 ja salmi viimane osa. Mina loen seda King Jamesi versioonist. Mõned teised tõlked käsitlevad seda salmi teisiti. Ilmutuse 13:8, salmi viimane osa. Siin räägitakse Talle eluraamatust ja me teame, kes on Tall. Ja siis öeldakse, maailma rajamisel tapetud Talle. Ja me kratsime jälle pead, sest ta ei surnud maailma rajamisel. Ta suri 4000 aastat hiljem. Mis siis toimub? Teie lehtedel on mõned prohveti kuulutamise vaimu tsitaadid. Võtke need välja. Esimene küsimus. Miks ei rakendatud selle juhtumi puhul surmanuhtlust kohe? See on meie küsimus. Jumal ütles, et päeval, mil sa sööd, sa sured. Sest leidus lunaraha. Jumala ainusündinud poeg nõustus vabatahtlikult inimese pattu enda peale võtma ning langenud rassi lepitama. Seega juhtus midagi Edenis. Pange tähele, kuidas see juhtus. Hetkel, kui inimene andis järele saatana kiusatusele ja tegi seda, mida Jumal oli keelanud teha, astus Kristus, Jumala poeg, elavate ja surnute vahele. Öeldes, las karistus tulla minu peale. Mina astun inimese asemele. Ta saab uue võimaluse. On teil selle üle hea meel? Kas mõistate, et kui Kristus ei oleks Edenis seda sammu teinud, oleks inimrass kadunud? Inimrassiga oli kõik. Surm oleks olnud eksistentsi lõpp. Aga Jeesus astus selle sammu Edenis. Pange veel paari asja tähele. Millal ilmub Jeesus pildile? Kas siis, kui Adam ja Eeva tulevad ja ütlevad, me oleme jamas, aita meid välja? Ei. Ta astub pildile juba enne, kui nad ise aru saavad, et neil on probleem. Meie Jumal, sõbrad, on otsiv Jumal, mitte ootav Jumal. Tema otsib meid ammu enne, kui meie teda üldse tahame leida. Teiseks teeb Jeesus seda omal initsiatiivil. Pange tähele, et ta ei küsi Adamalt luba ega oota, vaid astub vahele kohe nende pattu tegemise momendil ja ütleb, mina kannan nende karistuse. Adam ei ole palunud tal seda teha. Mina astun inimese asemele. Ta saab uue võimaluse. Miks Kristus seda teeb? Sest tekkinud on kriis ja kaalul on kogu inimrass. Kaalul oleme kõik meie, kaasa arvatud kõik, kes kunagi on elanud. Ja Jeesus astub vahele, et anda inimkonnale uus võimalus. Pange tähele veel midagi. Ta ei tee seda ainult meie heaks, kes me täna siin pinkidel istume.
Ta on teinud seda kõigi heaks, kes kunagi on elanud, kaasa arvatud need, kes tema nime kuulnudki pole, ja ka need, kes seda vihkavad. Ta pakub selle võimaluse ka nendele. Ta annab neile eluhinguse ja võimaluse igaveseks eluks. Seda tegi Jeesus Eedenist tollel päeval. Pange tähele järgmist lõiku. Niipea kui tuli patt, oli ka lunastaja. Siin ei räägita isegi andestusest või ka patu kahetsusest. Siin öeldakse, et päästja oli olemas patu hetkel, et kohe korda ajada midagi väga tähtsat. Ja selleks oli inimrassi eksistents. Kogu inimkond oli sel hetkel kaalul. Ja lühidalt just seetõttu ei usu ma definitsiooni A. Definitsioon A ütleb, et vaatamata sellele, mida Jeesus tegi Eedenis ja 4000 aastat hiljem Kolgatal, maksan mina ikka veel Aadama patu eest. Ma olen ikka hukule määratud. Meenutage tsitaate, mida lugesime. Ma olen hukka mõistetud Aadama patu tõttu. Aga sõbrad, kui Jeesus millegi eest maksab, kas selle eest on siis makstud? Või pean ma natuke juurde maksma, et kindel olla? Ja mina usun, et Jeesus maksis tol päeval Eedenis Aadama patu eest. Kas Aadam ja Eva võisid pärast seda veel langeda? Muidugi võisid. Vaadake Kaini ja Aabeli lugu. Jumal ütles väga lihtsalt, et mõistaksite, kui tõsine see probleem on. Et te olete tõesti suuremas jamas, kui te suudate ette kujutada. Et mõistaksite asetleidva ohvri suurust. Käsin ma teil teha midagi, mida te ei taha teha. Ma käsin teil leida tall, kes pole teile iial kurja teinud. Ma käsin teil selle talle kõri läbi lõigata ja vaadata, kuidas veri välja voolab. See on näide teie igavese elu nimel toodava ohvri suurusest. Mida ütles selle peale Aabel? Ma teen seda. Kui Jumal nii ütleb, siis on see õige. Mida ütles Kain? Pole minu süü. Mina seda ei teinud. See oli mu vanemate süü. Mina ei kasvata loomi, ma olen aednik. Toon midagi aiast ja see on minu osa. Mida tegi Kain? Ta lükkas tagasi ravi. Aabel võttis ravi vastu, Kain lükkas selle tagasi. Niimoodi ravi tagasilükkamisega võib hukka minna Aadam ja Eeva ükskõik kes. Ravi on juba olemas. Meie peame sellest ise loobuma. Ma ütleks isegi nii. Definitsioon A, mida usub enamus kristlastest, ütleb, et laps sünnib libedale kaldteele, hakates sünnihetkest kohe põrgu suunas libisema. Ja just selle tõttu praktiseerivadki paljud kirikud imikute ristimist. Nii katolikud kui protestantlikud kirikud, sest laps on ju süüdi ja läheb põrgusse. Mina usun, et iga laps, kes siia ilma sünnib teatud olulisel moel ristile vaadates. Et see laps on elus selle tõttu, mida Jeesus Kolgatal ja Eedenis tegi. Ja et ainus viis sellel lapsel põrgusse sattuda on trampida üle risti. Mina arvan, et Jumal teeb põrgusse sattumise raskeks. Ma arvan, et ta paneb meile ette kõik tõkked, et me seda traagilist valikut ei teeks. Ja ta paneb risti meile nina alla ja me peame selle ise mutta trampima. Enne kui meid võib Jumala silmis nimetada hukka mõistetud patusteks. Vaatame, mida veel leiame. Otsime üles Johannese 9. peatüki. Ma ei loe kõike teksti. Võite ise lugeda. Johannese 9. peatükk, kus Jeesus ja jüngrid käivad teel ja leiavad mehe, kes on pime. See mees oli pime sünnist saati. Ja see andis jüngritele võimaluse küsida küsimus, mis neid ilmselt kaua vaevanud oli. Vaadake Johannese 9. peatüki 2. salmi. Ja ta jüngrid küsisid temalt, Rabi, kes on teinud pattu? Kas tema ise või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Pange tähele nende küsimust. See ei ole, kas see mees on patune. Loomulikult on ta patune. Vaadake tema silmi. Mida meie tahame teada, on, et kuna ta niimoodi sündis, siis issand ütle, kuidas see käib. Kas tema vanemad tegid midagi väga paha ja teda karistatakse nende patu eest? Või tegi ta ise kurja emaüsas ja kannatab enda patu tõttu? See on nende küsimus. Ja vaadake, mida Jeesus vastab. Ei ole pattu teinud tema ise ega ta vanemad. Jeesus ütleb, et te saate täiesti valesti aru. Teie eeldused on valed. Te eeldate, et ta on patune selle tõttu, et ta on pime.
Jeesus ütleb, et ärge aege pimedust patuga segamini. Jah, pimedus on kuri, aga pimedus ei kanna endas süüd. Ei tema vanemate ega tema enda oma. Ja ta lisab, vaid temas peavad saama avalikuks Jumala teod. Sest praegu saavad temas avalikuks saatana tööd. Pimedus on saatana valitsuse tagajärg. Ja kui oleks tema teha, sünniksime ilmselt kõik pimedatena. Kuidas Jeesus mehe probleemi lahendab? Kas ta sirutab käe ja ütleb, ma andestan sulle su pimeduse? Tema pimedus ei vaja andestust. Mida see vajab? Tervendamist. Ja kas Jeesus seda mitte ei teegi? Ta parandab kurja, mida saatan oli teinud. Patu tagajärgi ta ei pea andestama. Andestust vajab süü. Otsime üles Johannese 5. peatüki ja salm 24. Siin ütleb Jeesus justkui midagi vastuolulist. Johannese 5:24. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes kuuleb minu sõna ja usub teda, kes minu on saatnud, sellel on igavene elu. Ning ta ei lähe kohtu alla, vaid on läinud surmast ellu. Nii et millal Jeesuse sõnade kohaselt on meil igavene elu? Kas kunagi tulevikus? Või on see võimalik kohe praegu, täna, kui usud Jeesusesse, Kristusesse, kui päästjasse? Vaadake, mida ta ütleb järgmises salmis. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, tund tuleb ja see ongi juba käes, mil surnud peavad kuulma Jumala poja häält ning kes seda kuulevad, peavad elama. Kuidas saab samal ajal omada igavest elu ja olla surnud? Kas Jeesus ei räägi siin lootusetult iseendale vastu? Või juhtus midagi tol päeval Edenis, kui Jeesus pildile astus? Kas ta mitte ei lahutanud Edenis surma kaheks? Ja kas ta mitte ei öelnud, et kõik, nii head kui õelad, peavad surema esimest surma, mida ta hiljem nimetas uneks, Aadama patu tulemusena? Sel pole süüga midagi pistmist, aga sellel on pistmist kurjusega, mis tuli maailma Aadama kaudu. Ja Jeesus ütles, et vaadake väga ette, et ei sureks teist surma. Kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Seega on kaks surma. Ja kas me ei näe neid mitte siin? Jeesus ütleb, sul võib olla igavene elu siin ja kohe, kui usud, sa võid korraks surra, see on ebaoluline. Sest Jumal hoiab sinu elu oma kätes. Sul on igavene elu. Ma näitan ekraanil midagi, mis võib olla abiks. Patt, mille Aadam ja Eeva maailma tõid, sisaldab kahte osa. Selles on kurjus ja selles on süü. Ning neil on erinevad tagajärjed. Nad viivad välja kahte erinevasse kohta. Kurjus, mille Aadam ja Eeva maailma tõid, viib surma, mis on Aadama patu tagajärg. Süü viib aga põrgusse, mis on karistus patu eest. Kurjus viib tagajärjeni, süü viib lõplikusse hävingusse. Seega on Aadama toodud patul kaks erinevat tagajärge. Ning enamus kristlasi ei mõista, et nende kahe kontseptsiooni vahel on vahe. Need surutakse üheks kokku ning öeldakse, et kuna laps sünnib kurja loomusega, siis see tähendab, et ta läheb põrgusse, mistõttu me peame ta ristima. Aga mida lapse kuri loomus tegelikult vajab? Kas tervendamist? Kindlasti. Kas uueks loomist? Kindlasti. Andestust? Ei. Kui Jumal meie süü andestab, siis mis meie tulevikust veel kaob? Meie tulevikus ei ole siis enam põrgut. Meil on igavene elu. Kas koos süüga kaob ka kurjus? Millal Jumal selle korda ajab? Teisel tulemisel. Ja siis ei ole enam surma, siis ei ole enam valu ja siis ei ole enam kannatusi. Süü vajab andestust, kurjus vajab uueks loomist. Ja kui me need segamini ajame, siis saame evangeeliumist ja päästest täiesti valesti aru. Vaatame järgmist teksti.
Johannese 9:41. Johannese 9:41. Siin räägib Jeesus variseridega. Ja ta ütleb, kui te oleksite pimedad, ta mõtleb rumalad, need, kes ei tea, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, meie näeme, me teame, mis toimub, siis jääb teie patt teile. Millega Jeesus siin patu seob? Kas see pole mitte valgus, teadmised, arusaamine ning valik vastavalt sellele valgusele, mis muudab kurjuse süüks, mis omakorda vajab andestust? Kas variserid olid sündinud samasuguse langenud loomusega nagu meie? Aga Jeesus ütleb, et kui te poleks teadnud, kui teil polnud võimalust teada, siis te poleks pattu teinud. Just nende teadmine ja selle teadmise hülgamine tekitab patu. Vaatame Jaakobuse 4. peatükki. Ja minu arvates on see kõige selgem tekst sellel teemal terves piiblis. Aga otsustage ise. Jaakobuse 4:17. Ma tahan, et te selle leiaksite, ma annan teile mõned minutid. See on väga tähtis. See tekst ei vaja jutlustajat ega kommentaari. Lihtsalt vaadake seda hästi. Seega, kes teab, kuidas teha head, aga ei tee seda, sellele on see patt. Sellele, kes teab, kes saab aru, kas kass teab? Tal ei ole hea ja kurja tundmist. Kas imik teab? Sellele, kes teab, aga ei tee vastavalt oma teadmistele, sellele on see patt. Vaatame Jaakobuse 1. peatükki. Siin on kõige selgem kiusatuse definitsioon, mida mina piiblis näinud olen. Ja lugege seda väga tähelepanelikult, sest enamus kristlasi, uskuge või mitte, ei tee vahet patul ja kiusatusel. Ma tahan, et te selle väga põhjalikult läbi mõtleksite. Jaakobuse 1, 14 ja 15. Aga igaüht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb. Himu tähendab soovi ükskõik mille järele, mis pole Jumala tahtmine. Himu võimu, himu raha, himu uhkuse, kõik võimalik inimlik himu. See veab meid meie enda loomusest. Meie enda himu ahvatleb meid. Selles maailmas, kus me elame, selleks, et kiusatus oleks kiusatus, peab olema olemas 2 osapoolt. Kas teie näiteks tahate proovida ise kõike, mida uudistest kuulete ja näete vähemalt 1 korra, et saada teada, mis tunne see on? Kas tahate? Või on mõni asi nii ebameeldiv, et teil hakkab vastik? Näiteks nagu see, mis eelmisel nädalal Colorados juhtus. Oli see teile kiusatuseks? Tõmbas ja ahvatles see teid? Või tekitas see vastikustunnet? Siis polnud see teie jaoks kiusatus. Aga ilmselgelt oli see kiusatus kellegi teise jaoks. On ju nii? Muidu poleks see ju uudistes olnud. Seega, igal kiusatusel on 2 osapoolt. Saatanal on välja pandud väga palju stimulante, sest me oleme kõik erinevad. Ja ta loodab, et mõni nendest stimulantidest puudutab midagi minu loomuses ja kutsub seal esile positiivse vastuse. Ja siis see tõmbab ning ahvatleb mind. Ja see ongi kiusatus. Ja see ei ole kiusatus, kui see sind ei tõmba. Mitte sinu jaoks, võib-olla kellegi teise jaoks. Aga sinu kiusatus on väline stimulant, mis kutsub sinu langenud loomuses esile positiivse vastuse. Ja see võib olla äärmiselt ahvatlev. Aga probleem on selles, et definitsioon A ütleb, sa ei pea ütlema ei ega jah. Juba üksi see fakt, et sind ahvatletakse, teeb sust patustaja, sest tegemist on kurjusega. Ja see tähendab, et sa teed pattu, kuna sinu loomust ahvatletakse.
Definitsiooni A järgi on ka kiusatus patt, isegi kui ütled sellele ei. Aga kas see on see, mida kirjeldatakse salmis 14? Patt? Ei. Vaadake, kus patt on. See on alles salmis 15. Pärast, kui himu on rasestunud. Sünniprotsess. Toob ta patu ilmale. Jälgige progressi. Veetakse sinu loomusest. Sinu oma loomus veab sind. Ahvatlus. See on väga ahvatlev. See on kiusatus. Rasestumine. Miski sünnib. Ja see, mis sünnib, on patt. Definitsiooni A puhul tehakse pattu juba punktides 1 ja 2. Definitsioon B puhul tehakse pattu punktides 3 ja 4. Pead valima, kumba usud. Sest üks on tõde ja teine on vale. Nad ei ole lihtsalt sama tee 2 võimalikku valikut. Küsimus on selles, kas kiusatus on patt. Või on patt hoopis kiusatusele järeleandmine. Ma ei hakka ette lugema Hesekieli 18. peatükki, mis ütleb, et hing, kes teeb pattu, peab surema. Mitte isa poja eest ja vastupidi, vaid see, kes ise pattu teeb. Saate seda ise lugeda. Me võtame selle teema kokku mõnede tsitaatidega prohveti kuulutamise vaimust. Võtke uuesti oma lehed ja me vaatame esimese lehe alumist poolt. Patriarhid ja prohvetid, lehekülg 306. Patriarhid ja prohvetid, lehekülg 306. On vältimatu, et lapsed kannatavad vanemate poolt tehtud väärsammude tagajärjel. Kuid lapsi ei karistata vanemate pattude pärast, kui nad ise pole nendes pattudes osalised. Tagajärjed. See on kurjus ja me näeme väga palju kurjuse tagajärgi. Aga süü? Ei. Aga vanemate süüd meie peal pole. Kaasa arvatud Adam, tema on ka üks meie vanematest. Vaadake lehekülje viimast tsitaati. Gospel Workers, lehekülg 162. Valgus toob nähtavale ja noomib vigu, mida enne varjas pimedus. Valguse saabumisel peavad inimese elu ja isiksus muutuma, et olla valgusega kooskõlas. Patte, mida kunagi tehti teadmatusest ja mõistuse pimeduses, ei saa enam hellitada ilma tekkiva süüta. Mis on teadmatusest tehtud patt? See on kurjus, sõbrad. See ei austa Jumalat. 150 aastat tagasi soovitati kopsuhaigetel piipu tõmmata. See oli halb nõuanne. Ja see maksis nii mõnelegi tema elu. Aga see ei olnud patt. See oli teadmatusest tehtud patt, millega ei kaasne süüd. Kuni saabub valgus ja valik tehakse vastavalt valgusele. Seda tahetakse siin öelda. Teadmatusest tehtud patul ei lasu süüd, kuni saabub valgus ja tehakse valik. Pöörake viimane lehekülg. Ellen White'i tsitaatide teine lehekülg. Teine lõik. Tunnistused kogudustele, 5. osa, lehekülg 177. Tagarääkimine algab kurja mõtte hellitamisest. Pettuses peituvad ebapuhtuse kõik vormid. Ja siit tuleb lause. Üks ebapuhas mõte. Stopp! Kas ebapuhas mõte on hea või kuri? Kas see pole mitte kuri, kui selline mõte pähe tuleb? Üks ebapuhas mõte, mida tolereeritakse. Ahaa, vaat sellest me räägime. Valiku tegemine. Üks ebapüha iha, mida hellitatakse ja hing saab reostatud. Vaadake jälle tähelepanelikult. Definitsioon A, üldlevinud definitsioon ütleb, et me teeme pattu, kui ebapuhas mõte tuleb pähe, sest see on kuri ja tuleb langenud loomusest. Isegi kui me seda ei hellita. Ainuüksi fakt, et see mõte eksisteerib, on juba patt. Selline on kristlaskonnast enamuse positsioon. Kuid piibel ja prohveti kuulutamise vaim ei paista sellega kooskõlas olevat. Ellen White kirjutab, et patuks on vaja veel ühte komponenti, hellitamist ja tolereerimist. Kas mäletate 4 sammu? Meid veetakse, see on ebapuhas mõte. See ahvatleb, tegemist on veel kiusatusega. Kui me seda hellitame, siis eostame midagi uut, milleks on meie isiksuse muutus.
Ja veel kord, pühakirja õigesti mõistmiseks peame vahet tegema kahel asjal, loomus ja isiksus. Loomus on see, millega me sünnime. See on meie varustus ja seda me muuta ei saa. Me peame sellega elama ja paluma Jumala abi, et sellest üle olla. Isiksus on aga see, mida me oma loomusega teeme. Kumb neist siia maha jääb? Kumma eksistents lõpeb, kui Jeesus tuleb? Meie langenud loomus. Ja kumb läheb muutmata taevasse? Meie isiksus. Esimene punkt, ebapuhas mõte viitab loomusele, tolereerimine aga isiksusele. Vaadake edasi seda sama lõiku. Ühtegi inimest ei saa sundida üleastumisele. Kõigepealt tuleb saada tema enda nõusolek. Hing peab nõustuma patuse teoga enne, kui kirg saab võidu mõistuse üle või ülekohus südametunnistuse üle. Ükskõik kui tugev kiusatus ei ole iial vabandus patule. Kuid kogu kristlik maailm on muutnud kiusatuse patuks. Tahan teiega jagada veel ühte tsitaati. See ei ole teie lehtedel. See ütleb väga selgelt, see on ainult üks lause. Enne, kui südames saab eksisteerida patt, peab tahe selleks loa andma. Enne, kui südames saab eksisteerida patt, peab tahe selleks loa andma. Ja kristlik maailm ütleb, ei, see pole nii. Patt on sinu mõistuses ja südames juba enne, kui sa sellega nõustud. Ja jälle, me peame valima. See tsitaat pärines Signs of the Times, 18. detsember 1893. Võtame jälle lehed. Järgmine tsitaat on selgeim, mida olen iial lugenud. Ingel ütles, kui saabub valgus, kuid see lükatakse kõrvale või tagasi, siis järgneb hukkamõist ja Jumala pahameel. Aga enne valguse tulekut ei ole pattu, sest pole valgust, mida eirata. Ja ma küsin lihtsalt, kas saab veel selgemini öelda? Siin ei ole midagi keerulist. Selle mõistmiseks ei pea olema teoloog ega oskama heebrea keelt. Enne valguse tulekut ei ole pattu. Sellepärast ei ole beebi patustaja ja kass ei ole patustaja. Ning sellepärast peavad väga paljud oma esimest hingamispäeva teel taevasse. Nad rikkusid Jumala seadust teadmatusest terve elu, ei parandanud kunagi meelt ega palunud andeks, sest neil polnud antud küsimuses piisavat valgust. Enne valguse tulekut ei ole pattu, süüdi olemise mõttes. Pole sellist pattu, mida nad peaksid andeks paluma. Mulle meeldib ka järgmine. Saatana algatatud mõtted ja tunded häirivad ka parimaid. Aga kui neid ei hellitata, kui need lükatakse ära kui kurjad, ei määrdu hing süüga ning nende mõju ei riku ka kedagi teist. Selline oli meie väike uurimus patu olemusest. Ja ma palun teil need asjad hoolega läbi mõelda, sest jällegi, selle küsimuse vastusele ehitatakse kaks erinevat evangeeliumi. Kui te usute definitsioon A-d, et me oleme automaatselt patused ja teeme pattu automaatselt, isegi kui oma loomusele ei ütleme, aga meil on ikkagi see loomus, mistõttu me ikkagi teeme pattu, sel juhul peab evangeelium olema selline, et Jeesus läks kõigest sellest mööda. Ta ei olnud siis kiusatud nagu meie, muidu oleks ka tema pattu teinud. Ta pidi vahele jätma 4000 aasta jagu esivanemaid, seda nimetatakse patuta eostamiseks. See muidugi ei ole katoliiklik versioon, vaid protestantlik. Et Maaria sündis küll nagu meie, aga Jeesus jättis vahele 4000 aastat. See on tegelikult sama doktriin, lihtsalt üks generatsioon puudub vahelt ja ainult nii on definitsioon A võimalik. Seega pead uskuma, et Kristus ei olnud siiski kiusatud nagu meie. Samuti jääb nii alles ainult õigeks mõistmine ja arm. Sest pühitsus on alati puudulik ning see ei saa olla päästeprotsessi osa. Andestus peab seega olema usu läbi õigeks saamise ainuke võimalus. Ning Jumal peab ootama teise tulekuni, et teha meie isikut tema sarnaseks. Aga kui usud definitsioon B-d, et patt on valik, siis saab Jeesus tulla alla meie tasemele ning olla kiusatud kõiges nii nagu meiegi, nagu Piibel paistab väitvat, ja panna patule vastu püha vaimu väes.
näidates, et me saame andeks ning võime patule vastu seista selle sama püha vaimuga, mis oli temal, tema elu jooksul. Ja et kui meie seda lubame, siis teeb ta meid isiksuselt endasugusteks enne teist tulekut. 2 erinevat definitsiooni, 2 erinevat evangeeliumi. See on teie elu kõige tähtsam otsus, sõbrad. Peate valima. Neid evangeeliumi ei saa kombineerida. See oleks nagu loomise ja evolutsiooni kombineerimine. Mida enamus kristlasi üritavad tänapäeval teha? Olete seda tähele pannud? Me usume loomist, aga see juhtus miljonite aastate jooksul. Need 2 süsteemi on täielikud vastandid, aga enamus kristlastest üritab neid liita. Ka need 2 evangeeliumi on täielikud vastandid, aga paljud kristlased ja ka paljud adventistid üritavad neid liita, aga seda ei saa teha. Saate uskuda ühte või teist, aga mitte osa ühest ja osa teisest. Seega, sõbrad, ma usun, et see otsus on väga oluline.